no nii. Türa! Pildil ei olnud neid nii palju ja see kõik. Opa, siuke et sul kruvi keerab siin on. No ma ütlesin sulle, et teil on head arvutid. See nädal esmaspäevast laupäevani on võimalik tulla ka teil koha peal asju ostma. Eks tuleb video intro teha. Võib-olla sellest ei saa veel midagi, võib-olla saab, ühesõnaga minul on olnud silmeels juba kuu, võib-olla midagi sellist. Ühed sellised lahedad kastid on, mida veits tahaks endale, sest hind on lihtsalt nii hea. Lootsime, et läheb veel paremaks, et äkki auction kukub läbi, aga keegi tegi pakkumise. Ja hind on tegelikult juba väga palju kukkunud võrreldes mingite esimestega. Tegelikult tahaks seda endale, aga neid kaste on päris palju, 250 ruut on meie arvutuste järgi. Me ei ole näinud neid, aga mingite pildide järgi tundub nii palju. Meil on meie garaaž, infoks on 214 ruutu. Ehk siis siin ei ole nagu, need numbrid ei ole väga paigas. Kokku mingi 70 000 jubinat vist, kruvikaid ja kruvikotsusi ja puure ja lihtpabereid ja igast muud sodi. Ehk siis nüüd meil on minuti 45 ja aega otsustada, kas me pakume üle või mitte. Tegelikult oleme vahel numbri kokku leppinud, milleks oli 18 000 vist. Türa 5 sekki või? Jah. No nii. Türa! No mis seal piir oli? Oli 15 piiri, mõtlesin, et paneme veits juurde. Et ma oleks pidanud kogu aeg rahulikult tegema, on tagantjärgi tarkus, et see kiirelt see klõpsatud Vaat me võitsimegi või? Punkti peamegi tegelema nendega. Kiirelt hakati ilekul olnud ei ole. Putsi. Fucking hell. Ei teata, kas ta võitu vastu võtab, need vist on mille. Väga kaua haige ole, nüüd on vaja hakata tooma. Pildil ei olnud neid nii palju ja see kõik. Kuidas parandada osad? Aga pildil ei olnud. Reaalselt pildil ei olnud nii palju. Päriselt ei olnud pildil nii palju. Ei olnud nii palju pildil. Ma arvan, et teil on neid konteinerid seal Alderis veits juurde vaja. Holy fuck, tere. Aga nad on nii laiali tõmmanud. Äkki nad on nii laiali tõmmanud lihtsalt. Äkki need pildid olid enne, suvalt. Ja, raudselt on nii, jah. Peab olema. Okei, ma olin korra mures, et äkki siin ei ole ikkagi nii palju asju kui kirjas, aga tundub, et need on kõik siin olemas. Siin ei ole vist fucking... Aga... Siin ei ole fucking küsimust. Siin on nagu vähemalt enam-vähem. See teeb asja lihtsamaks küll, jah. Opa! Kurat, see on ikka... No ma ütlesin sulle, et teil on head arvutid. See on... Paneme kuradi maini püsti ja hakkame Bitcoini mainima. Salmani case, see on ju bänger. Kuulermaast. Mis esimene reaktsioon on? Et mu pea ei mahuta seda ära. Pea ei mahuta ära? Kuhu? Sensorid on overloaded. Ainult 20 arvust. 120. Ainult 120. Ei, no ei ole ikka ju. Tegelikult on rohkem kui 120. Poole peab õpetasid lugema seda. Ma siin sain mingi 100 täis. Ja siis ma... Seda siin ja seal on ka mingi paskel ja... Ega see ei ole... Neil olidki, need on need. See on siis nende seinte peal oli see. Promo seinte peal. Seppa tööriist. No ma okei. Aga on industry ja see on nagu tööstus. Industry on firma ja siis on peal kirjas industrial ka veel. Nii et noh, kui see ei ütle, et see on... Kui sa topet kirjutad, siis järelikult on ikkagi hea. Jah. No see on täiesti selle ees. Märkmiki, personaalne märkmik. 3. märts 2015. Sündis mu 3. laps. 2009 aasta märkmik. Ma vaatasin, et tühi on lihtsalt aastad ja sa saad... Opa, siuke äkke. Et sul kruvi keerab siin on.
lootsid 500 pealt. Thanks, et sa need samad asjad siia panid, mis sul on juba. Okei. Miks kaltsukas ära? Oi kui tore, et neid on veel. See on siin kataloog. Pits, näed. Sa saad müüa ja kohe edasi. Peakski tegema oma poe siis. No see hindus nimi on olemas juba. Lähen minema Siimi, ma kirjutasin, kas auto on valmis praegu seesti. Tuli. Käis ka kuskil. Tuli. Siit näha. Vähemalt esimestel kontrollida korra, et kas on nagu, kui loed kastid üle, et kas see tundub loogiline see number, mis siin see 152 on. Või mis iganes kuskil tabel. Kerge check-up. Seda inimesed mõistaks siis teha, kui nad on nagu kokku korjatud siit nagu hoovi pealt. Mis vibe on peale esimesi tunde? Pole midagi, aga mul on nagu kadunud mingi liiva vaja. Davai. Mis su vibe on peale esimest paari tundi? Selge läbi juba kasti tõstmisest. Lugemuses hästi kohe. Türa. Ei sega. Kasti vähem. 98. Tõesti oli mingi 114. 1784, aga sul pidi olema palju. Mina ei tea numbreid, Siim teab. Palju neid on sul pidi olema? Sa lugesid 240 on ju? Mul on nagu puudu ja tal on nagu rohkem. Võimalik, et kahe peale kokku on õige number. Jah. Lihtsalt valesti lugenud keegi. Läks lugemine ka teisse. Mis mu vibe on, ma ei tea. Leidsime nii palju raha, aga ma ei oska seda realiseerida. Jah, seda küll jah, aga ma ei ole näidanud just nüüd. Jah. Nagu neid ei olnud, võib-olla on kirjas ja keegi poolt hinda pannud taha neile. Mis asi? No need stendid ja siis ühesõnaga kõik need stendid. Ma arvan, et seal on nagu reits. Aga endale, kes näeb see pagan, kes see ostab. Pagan kuustab. See messi asjad samamoodi, need on ostuhindest veel 10 tonni. Mis asjad? Need... 10 tonni. Aastal 2007, ehk siis nüüd praegu on 80 tonni. Isegi kui sa on mingi 20% discountiga või 80% discountiga ära. Siuke sein kokku. Jah. Kõik asjad. Ja vaata kompaktne ja värk, mis on nagu disainid. Kerged kastides. Korralik asi. Kui sa oled mingi... Kus on sellest võrgust ka pildi? Pistes. Kellel on see asjad, siis praegu saaks nagu väga kalli seti, saab mingi tonniga kätte, ma saaks tonniga ära. Aga me viskame reedel prügi mäele. Jaa, sest me ei tea kellele. Kellele? Ja viskame ära ja siis läheb video välja. Türa, mul oleks 20 tonni. Ma oleks sellest maksnud. Ei, aga enne kui ära võisid, lihtsalt pangena. Ja, kuhugi tuleb välja ropsida kõik need asjad, aga... Ühesõnaga neid me tõesti ei arvestanud. Ja nendega ei oska öelda.
liivapaaritega on siis peaaegu ühel pool 15 alust, lappisime kõik enam-vähem väiksematesse või suurematesse hunnikutesse, et oleks nagu vähem aluseid. 15 alust, ma just kordan juba, aga jaa, siin oli vist meil B400 on mingi 3-4 alust, B240, B400 on siin ka, B240, B400, B80, see on nagu rohkem vajalikum, B60, 2 alust. Ja mõni kast jäi veel sinna ka veel. Seal oli vist B100 midagi oli veel. Ja 2 rulli. Mis ta nüüd on? B120. No, see on minev kaup. Päev 2. Tere, ma ei saa. Sind ei tule midagi. Ütle ise päev 2. Päev 2, mis meile tegime ära? Päev 2, eile me rääkisime, mis me tegime. Okei. Siin on näha. Päev 2 meest on langenud. 2 meest on langenud. Siimuga jäänud. Raske on see töö, ei ole midagi öelda. Need kruvikad ja alused murravad. Need murravad. Aga okei. Jah, enamus on tegelikult koos. Ma arvasin ka, et palkide jaoks ma panin mingi Eesti kõik palk teha, see vaja teha, see panin kirja. Kõigil, kellel võlgu ei olnud. Väga palju oli neid, kellel oli igasuguseid võlgu. Aga kõik, kellel võlgu ei olnud, siis ma panin kirja, et kirjutab. Ma ei tea, tavalises nagu majaehituses või kasutajaelu sees. Me teeme tavaliselt ikka kipsist ja tuhaplokist asja. Ja. No nii, täna on siis, täna on 3. päev objektil või? Kokku. Mill on 2 päeva? Hans on iga päeva käinud. 3. päev. Ma olen oma hääle vahepeal korda saanud. Ja täna on siis moving day. Et tassime kogu selle tavaari enda juurde ära. Praegu ongi paar trippi on tehtud. Esimene tripp oli mingid väiksed sekeldused kah. Kukkusid asjad ümber. Aga pole hullu. Viime tavaari ära. Enamus mahub siis meie juurde garaaži, aga meile on võetud ka siis holder, mis on meie kõrval. Sisuliselt seal on konteinerid, siis meil on võetud ka seal paar konteinerit, et saab ka sinna panna. Oodetavasti need asjad väga kaua ei seisa seal, et õnnestub kiirelt maha müüa, aga eks siis näis, et siis on olemas ja ma ei tea, kas sellest oli juttu või mitte, aga me suutsime põhimõtteliselt üle 100 lava. No siin on umbes 80 lava midagi. Üle 100 lava suutsime kokku lükata siis 37 lava peale. Et päris efektiivselt suutsime pakkida. Tõstukit siis forklift ei ole, siis me pidime pakkima nagu kõrgustesse, et neil oli ilmselgelt alusta veel laiali ja siis oli tõstetud ühtese peale ja nii edasi, aga meil päris sellist luksust ei ole, nii et pakkisime need siis võimalikult ühed asjad ühe aluse peale ringi ja saime nagu kogu aluste summa olust väiksemaks. Kuu 12 alust on viidud, kokku oli 37, praegu läheb siis 6 tükki veel. Ja eks siis paar trippi on, ainult paar trippi veel ja siis ongi tehtud. Et
jah, väga palju ei ole. No nii, ja ongi ladu tühi, et euroalused on veel alles, aga nendele tullakse järgi. Mingi päev kokkuvõttes läks siis aega 4 päeva, et kõik see tavaar ära viia. Jah, esmaspäeval alustasime, teisipäev, kolmapäev oli vaba, neljapäev, täna on reede ja on kogu tavaar kontrollitud, pakitud, meie juurde viidud, prügilas käidud, vanarauas käidud. Et jah, ja võib-olla teeb garaaži juures ka ühe ülevaate, mis meil on seal. Aga päris huvitav värk, et see oli niimoodi oksjonil, see laovarud. Kindlasti on seal hulgas ka nagu sodi või ütleme tooteid, siis mis on nagu põhjusega varudes, nagu näiteks erinevad Torx 5 ja Torx 6 ja mingid siuksed otsikud. Aga seal võiks olla ka väga palju müüdavat kraami, et loodetavasti õnnestub sellest kraamist ikka lahti saada ja nüüd ei ole muud, kui nüüd tuleb müüma hakata seda kraami, et tuleb teha postitused. Kindlasti selle video all on ka link, kust leiab kõik need kraamid, mis me ostsime, et kui on huvi, siis saab soetada. No nii. Teeme siis kiire kokkuvõttega sellest, mis siis meie garaažis sai. Et kaamera oli kogu aeg seal teises garaažis, ega siin toimetamist väga ei näidanudki. Et ega siin ei olnud ka palju näidata. Siis asjad võtavad ikkagi päris arvestava ruumi garaažist. Aga tegelikult kartsin isegi hullemat. Et praegus olukorras meil on tegelikult siin vahe, kui need rokklatsid ära liigutaks. Saab ligi riiulitele, kõigile meie asjadele. Siinpool on vahe, saab ligi kraanikausile, saab ligi kõikidele alustele ja põhimõtteliselt selle rea alused ja selle rea alused kõik saab ka rokklaga kohe välja tõmmata. Vähemalt seda juhul, kui ei oleks neid hunnikus kastes ja alustet tõstetud. Ja seda me tegime just meelega, et oleks ülevaade et oleks mugav absoluutselt kõikidele asjadele, mis meil on ligi pääseda, et saekettad lihtsasti kätte saadavad, puurid lihtsasti kätte saadavad, jõhvid lihtsasti kätte saadavad, kruvikad, kõik on käe-jala juures, et seda on endale, kui tuleb mõni tellimus, hea lihtne asju võtta, pluss nüüd siis see nädal esmaspäevast laupäevani on võimalik tulla ka teil koha peal asju ostma, et hinnad on tõesti head, et näiteks siin mingisugused kruvikeerajad 40 senti tükk, trimmerjõhvid, milleks tõesti pole hooaeg veel, 3 milline euro tükk, puurid, suured puurid euro, väiksed siin paarkümmend senti, saekettad 1-2 eurot, käiakivid 1-2 eurot, liftpaberid, liftpaber 9 eurot, liftriia 17, suured puurid 4-5 eurot tükk, hunnik kruvikeeraja otsikuid 10 senti tükk. Ehk siis asju on, hinnad on head, hinnastamisel me siis üritasin vaadata nii, et kõik asjad oleks umbes täpselt 3 korda odavamad kui ükskõik kus mujal. Ja enne kui tulete, soovitan vaadata campingone.ee/tooriistad, mis siis peaks suunama ühte Exceli tabelisse. Põhimõtteliselt kõik tooted, mis meil on välja toodud, nende hinnad välja toodud, pildid kõrval, ehk siis saab päriselt enne üle vaadata, mida meil on ja mida meil ei ole. Et meil on hulgaliselt asju, aga kõike meil ikkagi ei ole. Ehk siis tasub enne pilk peale visata. Või kui ei ole Tallinna inimene ja tahad lihtsalt kuhugi tellida, siis saab sealt vaadata, mida meil on, panna meil teele ja saab ka pakiautomaat saata, et sellega ei ole üldse mingit probleemi. Vot, aga selline see episood sai. Ma tegelikult loodan, et teile see video meeldis. Mingid kokkuvõtted siia video lõppu on raske teha. Et kas siin oli mingi õige otsus või vale otsus, eks see selgub alles, ma ei tea, ütleme pool aasta pärast. Et kui suvel läheb uuesti matkaautode hooaeg pihta ja kogu see tavaar meil siin on täpselt samas seisus, nagu ta praegu on, no siis ma ilmselt ütlen,
et võib-olla ei olnud kõige parem otsus. Aga jah, mis ma siin enam jauran, tõesti loodan, et video meeldis, millegi vastu huvi on, tulge külla või kirjutage ja mis siin muud kui tšau baka ja näeme mõnes järgmises episoodis.